Venemaa pidi arvama, et ta on Krimmis juba kõike näinud. Kindlus oli juba muutunud koormaks, kuna Ukraina droonid halvasid logistikat, Purustasid laevanduse. ja näisid igal ööl üle kogu Krimmi lendavat, et hävitada õhutõrjet, ladusid ja muid sihtmärke. Aga Venemaa peaks nüüdseks teadma, et Ukrainal on alati veel trikke varuks. Ja see, mida me just nägime, oli üks suur trikk. Ukraina Omega-üksuse sukeldujad on just korda saatnud mõeldamatu. Tegutsedes sügaval vaenlase tagalas, Nad on teinud midagi, mille üle Hollywoodi stsenarist uhkust tunneks. ja see annab Venemaale teada, et lahing Krimmi pärast on eskaleerunud. Ukraina ei ründa enam ainult kaugelt. Ukraina suudab inimesi poolsaarele viia. Alustame põhitõdedest. 17. juulil tuli uudis, et Ukraina oli sooritanud järjekordse rünnaku Saki lennubaasi vastu Krimmis. See oli kuu aja jooksul juba 4. rünnak Saki vastu. Ja see põhjustas palju kahju. Ukraina operaatorid ootasid oma hetke, et rünnata. Selle asemel, et üritada rünnata Vene lennukeid, kui need olid angaarides peidus, Ukraina operaatorid lasid neil lennukitel hakata ruleerima. Vale lootus Vene marionetidele. Kui Ukraina ootas, ruleeris Su-24M rajale. See oli just õhku tõusmas, kui Ukraina droonid ründasid. 2 neist tabasid Su-24M-i täpse rünnakuga, mis näitab, kui tõhusaks on Ukraina droonid muutunud. Esimene tabas Su-24M-i nina, purustades selle tükkideks, samal ajal kui piloot vaid mõne tolli kaugusel pealt vaatas. Kui nina lagunes, tabas Ukraina teine droon kütusepaake, hävitades Vene hävituslennukid täielikult. Kaadrid on juba jagatud. Pole kahtlustki, et Ukraina tegi seda, mida ta väitis. Me võime vaadata üht Ukraina drooni, mille sihikusse on võetud Su-24M, mis laskub kiiresti ja tabab siis märki. Ühe hoobiga muutusid Vene õhuoperatsioonid Krimmis palju kulukamaks, sest Kreml peab nüüd kiiresti leidma hävituslennuki, mida saaks saata sõjast räsitud poolsaarele, asendamaks just kaotatud Su-24M-i. Aga see pole peamine. Nii muljetavaldav, kui kuu aja jooksul toimunud 4. rünnak Saki vastu ka pelgalt põhifakte vaadates oli, see rünnak erines kõigest sellest, mida Ukraina oli varem Krimmis korda saatnud. Tavaliselt räägiksime teile mandrilt või võib-olla Mustal merel meredroonide pealt välja lastud droonidest, kui me sellistest rünnakutest räägime. Ukraina viimane edu ei tulnud nende tavapäraste droonioperaatorite kaudu. Otse kui filmist võetud loos. Ukraina saatis lahingusukeldujad otse Krimmi, et rünnata Saki lennubaasi. Need sukeldujad on Ukraina rahvuskaardi Omega eriüksuste keskuse liikmed. Ja nad on välja õppinud täitma selliseid missioone, millega tavaline Ukraina sõdur hakkama ei saa. Omega on eriline. Kuigi Omega operaatoreid harva esile tõstetakse Ukraina sõjas Venemaa vastu, on nad ühed parimatest, mida Ukraina pakkuda suudab. Omega nime kandev eriüksuste keskus koosneb 8 üksusest. Kõik kannavad samuti Omega nime, mis viitab üksuse ühtsusele ja võimele jääda varju. Omega ülesanne on lihtne. Tagada riigi julgeolek ja kaitse, võideldes terrorismi vastu ja tõrjudes relvastatud agressiooni Ukraina vastu. Putini niinimetatud erisõjalise operatsiooni kontekstis see tähendab umbes nii. Leia midagi mis tahes Vene ass ja hävita see. Ainult Ukraina eliitoperatiivtöötajad saavad Omega liikmeks. Arvatakse, et keskuses on kuskil 501 kuni 1500 teenistujat. Ja igaüks neist liikmetest on kõrgelt koolitatud spetsialist. Langevarjurid, ratsaväeeksperdid ja teised, kes on oma karjääri jooksul treeninud väga spetsiifilisteks olukordadeks, leiavad tee Omega üksusesse. Ja loomulikult on seal ka lahingusukeldujad, Saki-etenduse tähed. Me ei tea täpselt, milline oli Omega operatsiooni täpne iseloom Saki linnas. See käib asja juurde. Selline keskus nagu Omega ei hakka pärast operatsiooni iga salajase tegevuse detaili avalikult jagama. Lõppude lõpuks võib strateegia, mis kord juba töötas, uuesti töötada, seni kuni Venemaa ei tea täpselt, kuidas seda tehti. Aga tänu Ukraina rahvuskaardi komandöri Oleksandr Pivnenko Telegrami postitusele teame me siiski natuke. Oma 16. juuli postituses ütles Pivnenko: meie Omega erioperatsioonide keskuse eriüksuslased hävitasid ajutiselt okupeeritud Krimmis Saki sõjaväe lennuväljal Vene Su-24M pommituslennuki. Edukalt viidi operatsioon läbi Omega erioperatsioonide keskuse lahingusukeldujate poolt, kes kinnitasid taas oma võimekust sooritada kõrge täpsusega lööke vaenlase sihtmärkidele sügaval nende tagalas. Lisainfot annab United 24 meedia, mis ütleb, et operatsiooni ettevalmistamine võttis aega 3 nädalat ja see viidi läbi Ukraina õhujõudude ja julgeolekuteenistuse abiga.
Pivnenko jagas seejärel mõningaid väikseid detaile operatsiooni kohta. Sihtmärgi tuvastamine toimus päevadel enne sukeldujate rünnakut. Rahvuskaardil oli teada, et Venemaal oli Saki lennuväljal Su-24M, mida tõenäoliselt kasutati rakettide tulistamiseks Ukraina mandriosale. Planeerimine järgnes, kui Omega eriüksus valmistus operatsiooniks, mille käigus nad pidid tungima Krimmi territooriumile ja sealt droonidega Su-24M pihta rünnakuid korraldama. Aga sellest kaugemale saame ainult oletada, tuginedes sellele, mida teame lahingusukeldujate tööst. Need sukeldujad oleksid pidanud mingil viisil Krimmi saadetama, võib-olla patrullpaadi või allveesõiduki abil, et hoida neid varjatuna. Nad oleksid pidanud toime tulema ka väljakutsetega, kuidas jõuda Krimmi rannikualale, kus nad saaksid oma droonid välja lasta ja seejärel põgeneda. Ja ära unusta, nad pidid ka droonid kohale toimetama. Kõike seda tuli teha samal ajal, kui tuli hallata töö navigatsioonilist poolt, mis hõlmab vee all ujumist, tegeledes loodete ja hoovustega, et jõuda oma eesmärgini. Iga viiga oleks olnud kulukas. Vale ranniku kohta jõudmine oleks võinud tähendada operatsiooni lõppu juba enne selle algust. Kindlasti oleks neil lahingusukeldujatel olnud tööks vajalikud vahendid. Veekindlad tahvelarvutid on nüüd saadaval paljudele, kes seda rolli täidavad, pakkudes navigatsioonilist abi GPS-i ja Dopleri satelliitpositsioneerimise kaudu. Aga siiski, ülesanne oli tohutu. Krimmi sisenemine, täpselt ajastatud droonirünnaku läbiviimine Sakis ja siis sealt jälle väljapääsemine. Me ütlesime teile, et need inimesed on spetsialistid. Nüüd näete miks. Sellise operatsiooni jaoks on teatud pretsedent olemas. Venemaa sissetungi alguspäevil Ukrainasse õnnestus venelastel pärast lühikest pommitamist vallutada Ussi saare, kus nad võtsid vangi Ukraina piirivalvurid, kes olid sisuliselt käskinud Vene sissetungijatel end põrgusse saata, kui need käskisid valvuritel saarelt lahkuda. Ussi saare vallutamine oli Venemaa jaoks üsna suur võit. Kui Venemaa oleks sellest kinni hoidnud, oleks saare asukoht Musta mere lääneosas teinud sellest ideaalse koha õhutõrje paigutamiseks. Lisaks asub see saar, mis on vähem kui kilomeetri pikkune, ühel neist laevateedest, mida Ukraina kasutab kaubalaevade saatmiseks läbi Musta mere rahvusvahelistesse vetesse. Venemaa hakkas Ussi saare ümber mänge mängima kohe pärast selle hõivamist. 30. juunil 2022 teatasid Putini väed oma tabanemisest väidetavalt heatahtlikkuse žestina Ukraina suhtes. Teatab Osprey. Kirjastus. Ukraina ei uskunud, et Vene väed olid tõesti lahkunud. Milline heatahtlikkus võiks eksisteerida riigis, mis üritas Ukrainat allutada? Nii kutsuti. 2022 aasta 7. juulil tegevusse Ukraina. 73. mere erioperatsioonide keskuse lahingusukeldujad. Lähenedes Ussi saarele varjatult veealuste sõidukitega, need sukeldujad, kes olid saanud väljaõppe Suurbritannia eriüksuselt Special Boat Service, väljusid ja kontrollisid Ussi saart, et näha, kas Venemaa väited vastavad tõele. Tõepoolest, Vene sõjalaevad hakkasid peagi lähenema, andis Ukrainale mõista, et Vene heatahtlikkus ulatub umbes sama kaugele kui Putini mõtted oma riigi tuleviku kohta. Sukeldujad taandusid, aga plaan oli olemas. Aastate jooksul pärast seda on Ukraina lahingusukeldujad osalenud rünnakutes Kinburni säärel, mis annab selle kontrollijale teatud kontrolli Musta mere liikluse ja Dnipro jõe üle. Neil sukeldujatel on palju kogemusi. Usume, et see kogemus pandi proovile Krimmis Saki lennubaasi vastu ja Ukraina sukeldujad läbisid selle testi suurepäraselt. Siiski on suur osa sellest vaid spekulatsioon. Omega ei taha oma saladusi avaldada. Ega peakski. Siiski on üks asi, mida me teame Saki operatsiooni kohta, mida Ukraina rahvuskaart pole avalikustanud, aga mida on hiljem siiski kajastatud. Aga enne kui me avaldame, mis see mängu muutnud infokild on, tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis meil on varuks veel palju muudki. Vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne peale, et olla kindel, et näete, mis järgmiseks tuleb. Ukraina lahingusukeldujad ja nende töö üksikasjad võivad olla saladuselooriga kaetud, aga droonid, mida nad kasutasid Venemaa Su-24M hävitamiseks, ei ole seda. Sukeldujad kasutasid kuulsaid tehisintellektil töötavaid Horneti droone, mis on saanud oluliseks osaks Ukraina logistilise blokaadi kampaaniast, millega püütakse Krimmi isoleerida. Ainult, et need ei olnud need Hornetid, mida me tunneme. 17. juuli järelraportis Venemaa Saki katastroofi kohta United24 meedia avalikustas, et Ukraina tähelepanuväärset lahingusukeldumise missiooni kasutati ka Horneti drooni uuendatud versiooni testimiseks. See uus versioon säilitab tehisintellektiga täiustatud juhtimissüsteemi, mis on muutnud selle okupeeritud Ukrainas nii tõhusaks. Kuid Omega tehnilised spetsialistid uuendasid selle jäiga tiivaliseks variandiks, mis suudab lennata palju kaugemale kui algne Hornet. See on Ukraina jaoks tohutu. Selle Horneti uue versiooniga, mille maksumuseks hinnatakse kuskil 10 ja 11 000 dollari vahel, Ukraina saab sundida Venemaad viima oma Krimmi õhuväe veelgi kaugemale tagasi. See piirab rakettide ja liukpommide laskmise tõhusust Krimmi poolsaarelt. See toob Venemaale kaasa ka hirmutavad kulutused. 1.
Su-24M maksab Venemaale umbes $25 miljonit tüki kohta. Ukraina hävitas neist ühe droonidega, mille kogumaksumus oli umbes $20,000. See on tohutu tootlus. Ja nüüd, kui Ukraina on välja töötanud selle uue Horneti, et täiendada oma uuenduslikku meetodit lahingusukeldujate saatmiseks Krimmi, Venemaa teab, et tal on käes mitme miljoni dollari suurune probleem. Mis siis, kui järgmine ei ole Su-24M? Mis siis, kui Ukraina kasutab oma uuendatud Horneteid, et hävitada $85 miljoni suurune Su-35? See on nüüd väga reaalne võimalus, mis julgustab Venemaad oma õhuväge veelgi sügavamale Krimmi tõmbama ja võib-olla kogu poolsaarelt minema viima. Putini Krimmi katastroof jätkub. Ja just seda ütleb meile Omega hämmastav operatsioon. Ukraina on leidnud viisi, kuidas viia sõdureid Krimmi ilma sellise ulatusliku dessantoperatsioonita, mis peaaegu kindlasti lõppeks katastroofiga. Ukrainal lihtsalt ei ole selliseks rünnakuks vajalikke ressursse. Ukraina merevägi, sellisena nagu see on, tegelikult sõjalaevu ei ole. See koosneb peamiselt patrull-laevadest ja miinitõrjelaevadest, mis muudab traditsioonilise dessantrünnaku võimatuks. Ukraina võib olla suuteline Krimmi vabastama piisavalt suure jõuga, kuid selle jõu poolsaarele toimetamine on alati probleemiks. Kaitse Krimmi randadele dessandiga tungida on samuti väga ilmne rünnakuvorm. Venemaa kaitse oleks täies valmisolekus ja Ukraina peaks sellise rünnaku võimalikuks tegemiseks taluma liiga palju kaotusi, isegi kui tal oleksid amfiibmaabumislaevad, mida on vaja täiemahuliseks rünnakuks. See ei ole aga takistanud Venemaad paanikasse sattumast. 17. juuni raportis avaldas Kiev Independent, et Venemaa valmistub võimalike Ukraina dessantideks Krimmis, tugevdades oma rannikukaitset. Siis saad aru, et rahvas on tõeliselt hirmul. Valmistumine sissetungiks, mis on nii ebatõenäoline, näitab, et Vene juhtkond on Krimmi küsimuses sisuliselt nagu üks suur peata kana. See, mida me just Omega lahingusukeldujatega nägime, näitab, kuidas Ukraina teeb taas seda, mida ta on Venemaa vastu nii palju kordi varemgi teinud, toimides vastupidiselt kõigile ootustele. Venemaa ootas Ukraina dessanti, kuid ta ei oodanud, et väike rühm sukeldujaid, relvastatud uute Horneti droonidega, hiilib Krimmi, vallandab juba räsitud lennuvälja vastu suunatud rünnaku, mis hävitab ühe Su-24M ja seejärel pääseb sealt välja. See, mida me just nägime, on Putini Krimmi kriisi süvenemine, kuna Ukraina on näidanud Venemaale, et kõik kaitsesüsteemid, mida ta üritab üles ehitada, ei suuda peatada riiki, millest on saanud üks maailma juhtivaid asümmeetrilise sõjapidamise eksperte. See ei olnud Krimmi vastuinvasioon, see oli täpne operatsioon. Ja tõenäoliselt hakkame nägema, kuidas Ukraina viib läbi veel rohkem selliseid operatsioone, kui Putini kontroll Krimmi üle mureneb. Lõpuks ei lahku Venemaa Krimmist suure pauguga. See lahkub vaikselt, ilma suure kärata. Me teame seda, kui vaatame Krimmi laiemast vaatenurgast. Nii muljetavaldav kui Omega operatsioon ka oli see vaid järjekordne hoop Vene okupatsiooniväele, mis on muutunud löökidest uimasaks. Ainuüksi Saki näitab seda. Venemaa õhuvõimekus on juba nii palju vähenenud, et nad saavad oma hävitajaid ja pommitajaid kasutada peaaegu ainult selleks, et lennuväljalt õhku tõusta ja tiirutada nende lennuväljade ümber, et lasta rakette ja pomme ja siis maanduda. Venemaa lennud toimuvad harva väljaspool okupeeritud alasid, mis võib olla seotud sellega, et Ukraina on juba hävitanud 438 Venemaa lennukit ja 354 kopterit, nagu Ukraina teatas 20. juulil. Sellised lennuväljad nagu Saki on nüüd kogu Venemaa õhukampaania elujõud. Kui need lennuväljad on ohus, on Putini strateegia kasutada Krimmi õhurünnakut alustamiseks Ukraina vastu tõsistes raskustes. Ja Saki pole enam turvaline täiega. Me mainisime varem, et Omega operatsioon, mis hävitas Su-24M Saki lennubaasis, on vaid 1/4, mida Ukraina on viimase kuu jooksul läbi viinud. Vaid paar nädalat varem, 3. juulil, avaldas Kyiv Post, et Sakit ründas droonirünnak, mis oli nii võimas, et hävitas või kahjustas 7 lennukit, sealhulgas Su-30 ja Su-24M. See rünnak järgnes teisele, mis viidi läbi vaid paar päeva varem, kui Ukraina droonid said Saki angaaride pihta 5 kinnitatud tabamust. Üks neist droonirünnakutest põhjustas tulekahju angaaris, kus Venemaa hoidis Su-30 SM lennukit. Kui Venemaa pole veel sõnumit kätte saanud, siis me selgitame selle lahti kõigile nende botidele, kes seda videot vaatavad. Saki lennubaas ei ole enam turvaline. Sama võib öelda ka ülejäänud Krimmi kohta. Me nimetasime seda, mis sellel poolsaarel toimub, katastroofiks Putini jaoks ja me ei kasuta seda sõna kergekäeliselt. Omega lahingusukeldujad lõpetasid oma operatsiooni ajal, mil Krimm on isoleeritud massiivse Ukraina kampaania tõttu, mis on läbi lõiganud logistilised arterid mandril ja hävitab praegu Aasovi merel varustus- ja kütuselaevu. Poolsaar on nende rünnakute tagajärjel püsises energiakriisis. Kütus on tanklates otsakorral, kui okupandid leiavad üldse mõne tankla, kus veel kütust on.
Krimmis esineb ka vahelduvaid elektrikatkestusi, kuna Ukraina sihib alajaamu ja soojuselektrijamu. 10 päeva jooksul enne 16. juulit oli Ukraina rünnanud 147 kütusetankerit, püüdes toimetada bensiini ja diislikütust Krimmi Aasovi mere kaudu. Ukraina kampaania laieneb samuti sellisesse ulatusse, et juunis viidi Venemaa vastu läbi 7028 edukat keskmaa rünnakut. See arv on peaaegu 2-kordne võrreldes eelmisel kuul toimunud 3800 eduka rünnakuga, mis näitab pigem eskaleerumist kui vaibumist. Mida Omega lahingusukeldujad tegid, võiks nimetada omamoodi keskmaa rünnakuks, ehkki see viidi läbi viisil, mida me varem näinud pole. Aga Omega operatsioon näitab meile ka seda, et Venemaa on kaotanud kontrolli Krimmi ümbritsevate vete üle. Eriti Must meri on muutunud Venemaa jaoks varast, mida sai kasutada Ukraina mandriosa ründamiseks. Hoopis koormaks, mis nüüd toimib marsruudina, mida Ukraina saab kasutada operatsioonideks, nagu just nähtud lahingusukeldujate missioon. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles sama ka 5. juulil, kui ta kuulutas, et Venemaa on Musta mere kaotanud. Selle vastu on raske vaielda. Ukraina, kellel pole mereväge, tuletan meelde, on süstemaatiliselt hävitanud sõjalaevu, mis moodustavad Musta mere laevastikku. Nii et Venemaa laevastikust alles jäänu peidab end nüüd nii kaugel Ukraina droonide ja rakettide eest kui võimalik. Ukraina on korraldanud 33 rünnakut peamiste lahingulaevade vastu, 34 Vene dessantlaevade vastu ja 23 abilaevade vastu. See Musta mere kampaania on muutnud Krimmi ümbruse veed Vene okupantide jaoks ohtlikumaks kui Ukraina kaitsjate jaoks. Nii ohtlikuks, et Ukraina saab nüüd saata lahingusukeldujaid otse Krimmi. See Musta mere muutumine varast koormaks laieneb ka Krimmile endale. Vene imperialistlike ambitsioonide võti Ukrainas pidi olema sümbol. Venemaa võttis Krimmi 2014 aastal peaaegu ilma võitluseta. Putin on sellega tervet Ukrainat survestanud ja ta reklaamib Krimmi kui kohta, kus kõik Venemaa jõukaimad inimesed peaksid olema. Nüüd on see sõjatsoon, kus pole kütust, toitu on vähe, elektrit pole ja lennuväljadel põlevad hävituslennukid. Paljud Krimmi okupandid ei pruugi kunagi kuulda, mida Omega korda saatis, vähemalt mitte enne, kui sellest on juba ammu möödas. Venemaa teeb kõik, et varjata oma rahva eest seda tähelepanuväärset lahingujujate operatsiooni, aga juhtunu varjamine ei muuda midagi. Ukraina on juba Krimmi isoleerimas. Nüüd on tal uus viis rünnata ja Krimmi ründepotentsiaal on nõrgenenud. Ukraina Omega sukeldujad tegid Krimmis midagi mõeldamatut. 17. detsembri hommikul 2024 aastal kindralleitnant Igor Kirillov astus välja kortermajast Rjazanski prospektil Moskva kaguosas, umbes 7 kilomeetrit Kremlist. Ta oli Venemaa kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitsevägede juht, üks kogu Venemaa sõjaväe kõrgeimaid ohvitsere, seistes riigi kõige paremini kaitstud pealinna südames. Sissepääsu lähedal oli pargitud elektritõukeratas. Kui Kirillov ja tema assistent sellest möödusid, tõukeratas plahvatas. Vene riigimeedia hindas hiljem, et seadmes oli umbes 300 grammi trotüüli ekvivalenti, piisavalt, et purustada aknad üle tee asuvas hoones. Mõlemad mehed hukkusid koheselt. Mõne tunni jooksul kinnitas allikas Ukraina julgeolekuteenistusest ehk SBU-st mitmele lääne väljaandele, et see oli nende operatsioon, mis viidi läbi päev pärast seda, kui Ukraina prokurörid olid ametlikult esitanud Kirillovile süüdistuse keelatud keemiarelvade kasutamise eest. Mõtle nüüd, mida see tegelikult tähendab. Aastaid rääkis Venemaa oma rahvale ja kogu maailmale, et tema südaala on puutumatu. Sõda Ukrainas oli midagi, mis toimus kaugel kellegi teise maal ning Venemaa hoidis olukorda täielikult kontrolli all ja võitis. Ja ometi tapeti üks Venemaa tippkindralitest tõukerattale paigaldatud pommiga vaid mõne minuti autosõidu kaugusel Punase väljakust. Aga olgu see siis mõrv või atentaat, oli see vaid nähtav tipp millestki, mida oli vaikselt ja kannatlikult üles ehitatud rohkem kui 10 aastat. Vaatame, kuidas Ukraina luureteenistused muutusid. 2014. Aasta lagunenud, infiltreeritud ja poolenisti kokku kukkunud süsteemist üheks maailma kardetuimaks salajõuks ning millist rolli mängis selle ülesehitamisel CIA. Et mõista, kuidas me siia jõudsime, peame minema tagasi aastasse 2014, kui Venemaa hõivas Krimmi ja süütas sõjasüütiku Donbassis. Ukraina julgeolekuteenistused polnud lihtsalt nõrgad. Need olid seespoolt läbi imbunud. Tegelikult SBU peakorter Luhanskis, mis asub ise Donbassis, rünnati 2014. aasta aprillis
Donbassi sõja eelõhtul. Ühe analüüsi autoriks on Marek Sievjets, Poola sisejulgeolekuameti ohvitser ja Vene salateenistuste operatsioonide spetsialist. Marek Sievjets väidab, et SBU oli tegelikult juba Vene salateenistuste poolt läbi imbunud. Selle päeva põhitõdesid ei vaidlustata. 2014. aasta 6. aprillil rahvahulk liikus piirkondliku SBU hoone poole ja selleks ajaks, kui kõik läbi sai, oli peakorter langenud ja selle relvaladu oli tühi. Kogu sõjaväerelvade, granaatide ja lõhkeainete varu kadus, mis oli piisav, et aidata relvastada ülestõusu, mis oli peagi haaramas Donbassi ja vallandamas sõda. Ja viis, kuidas hoone langes, on omapärane. Sees olnud ohvitseridel, sealhulgas eliitüksuse alfameestel, kästi loovutada isegi oma teenistuspüstolid. Relvalaadu oli turvatud libamiinidega. Lähedal asuv 12 000 meheline garnison ei saatnud ühtegi täiendust ja eelmisel õhtul arreteeritud kinnipeetavad vabastati rahvahulka tagasi, kus nad kohe aitasid rünnakut juhtida. Eraldi võttes võiks igaühe neist panna paanika või ebakompetentsuse arvele. Kõike seda koos vaadates väitis Poola analüütik, et hoone avati tegelikult seestpoolt. Tema seisukoht on, et Venemaal polnud vaja värvata üksikuid ohvitsere, kui nad said toetuda kohalikele poliitikutele, kes neid kontrollisid. Regioonide partei patroonid, kelle võrgustikud ulatusid läbi politsei ja administratsiooni ja ka julgeolekuteenistuse enda. Kuid isegi see oli tegelikult juhuslik. Tõenduseks, kui nõrk SBU tol ajal oli revolutsiooni järel selle üle võtnud mehe tunnistus Valentin Nalijevitšenko. Ta ütles, et päris teenistuse, mis oli seest õõnestatud, kuna eelmine juhtkond oli põgenenud Venemaale või Krimmi, kus ei olnud alles ühtegi operatiivtoimikut ega relvi. Ta on kirjeldanud agentuuri kui tugevalt Venemaa FSB poolt infiltreeritud ning väitis, et oli esimene SBU juht, kes tegelikult hakkas FSB ohvitsere Ukrainas kinni pidama. Ükski neist ei tõesta, mis Luhanskis tegelikult juhtus, aga see näitab, et pinnas selleks oli soodne. Kui teenistust juhtinud mees ütleb, et see oli Vene agentidest läbi imbunud, küsimus, kas üks selle eelpostidest anti lihtsalt üle, mitte ei kaotatud, lakkab olemast vandenõuteooria ja muutub mõistlikuks küsimuseks. Sellest rusust alustas Ukraina. Riik võis taas sattuda Venemaa mõjusfääri. Kui KGB järeltulijad juhivad mängu või võis ta proovida varemetest üles ehitada tõeliselt demokraatlikud, läänele suunatud teenistused. Kiiev valis teise tee. Selle ülesehituse keskseks tegelaseks sai Valeri Kondratjuk, kes töötas esmalt SBU-s ja hiljem võttis üle HURi, Ukraina sõjaväeluureteenistus, aastal 2015. Washington Posti ja New York Timesi uurimiste kohaselt CIA aitas toetada uue spetsialiseeritud SBU üksuse nimega 5. direktoraat loomist, mis ühendas vastuluure ja erioperatsioonid. See üksus hakkas rajama agentide võrgustikke okupeeritud aladel, korraldama jälitustegevust ja viima läbi osa Ukraina esimestest salajastest operatsioonidest Vene käsilasjõudude vastu. Aga miski sellest polnud iseenesestmõistetav ja ameeriklased olid väga ettevaatlikud. Põhjusega. Nad teadsid, et Ukraina luure on täis Vene allikaid ja kartsid, et kõik, mida nad javavad, jõuab mõne päevaga Moskva lauale. Nii otsustas Kondratjuk mitte midagi juhuse hooleks jätta. Ta andis üle hulga ülisalajasi Vene sõjaväedokumente, põhimõtteliselt kingitusena, et tõestada, et Ukrainal on väärtuslik ligipääs ja distsipliin selle kaitsmiseks. Endine CIA operatsioonide ohvitser Ed Bogin, kes rääkis Forbesi ajakirjanikule David Kiryatšenkole, kirjeldas ukrainlaste mõttelaadi neil aastatel millegi sarnasena sellele, mida ameeriklased tundsid pärast 11. septembrit, kuid Ukraina ohvitserid pidid ületama aastakümnete pikkuse nõukogude ajast pärit usaldamatuse, enne kui ameeriklased olid valmis avanema. Ja kui üks pool annab järjepidevalt kasulikku ja täpset teavet ning tõestab, et suudab saladust hoida, hakkab ka teine pool rohkem jagama. Nii et aastaid täitsid ukrainlased oma osa. Ja siin on osa, mis on selle loo jaoks oluline. Ukraina ei olnud lihtsalt abivajaja, kes sai Ameerika abi. Paljud ukrainlased räägivad vene keelt emakeelena ja need keeled on omavahel tihedalt seotud. Paljudel on ka pereliikmed, sõbrad ja põhjalikud kultuurilised teadmised riigist, millega nad nüüd sõdivad. Nii mõistis Ukraina Venemaad viisil, mida ükski lääneriigi luureteenistus kunagi ei suudaks. Ja see võimaldas neil koguda luureandmeid, mida jagada CIA-ga. Omakorda sai CIA erakordse ülevaate Vene sõjaväest ja selle otsustusprotsessidest. Märkimisväärsete panuste hulka kuulusid pealtkuulatud materjalid, mis aitasid tõestada Venemaa seotust. 2014 aastal Ida-Ukraina kohal alla tulistatud Malaysia Airlinesi lennu.
17 juhtumiga ning jälitada Vene agente, kes sekkusid 2016 aasta USA valimistesse. Nii et 2022 aasta täiemahulise sissetungi eelõhtuks oli koostöö väidetavalt laienenud umbes tosinale salajasele eelbaasile, mis olid rajatud ja varustatud CIA toetusel ning paiknesid mööda Ukraina ja Venemaa piiri. Nendest kohtadest jälgisid Ukraina ohvitserid Vene vägede liikumist ja juhtisid omaenda võrgustikke. Ühe allika sõnul ukrainlased kogusid Venemaa kohta rohkem luureandmeid, kui ameeriklased suutsid CIA Kiievi residentuurist täielikult läbi töötada. Need kaks teenistust hakkasid koos läbi viima ka ühiseid operatsioone teistes maailma piirkondades, mis luuremaailmas on kõrgeim usalduse avaldus. Sellest perioodist kasvas välja uus põlvkond ohvitsere, kes olid täielikult lahutatud Ukraina Nõukogude Liidu minevikust ja koosnesid ainult iseseisvas Ukrainas sündinud inimestest. Kõige tähtsam neist oli kaugelt Kirillo Budanov. New York Times teatas 2024 aasta veebruaris, et Budanov teenis üksuses 2245. Eliitne sõjaväeluureüksus, mis tegi pärast 2015. aasta tihedat koostööd CIA-ga. Selle erialaks oli Vene sõjaväetehnika kättesaamine, sidevahendid ja muu varustus, mida Ukraina ja Ameerika analüütikud said lahti võtta ja uurida. Budanovist sai hiljem Hurri juht ja nende aastate jooksul väljaõppe saanud ohvitserid on nüüd peaaegu iga Ukraina luure- ja julgeolekuorganisatsiooni tipus. Nad said nende operatsioonide arhitektideks, mille me teile kohe lahti seletame. Üks selle süsteemi tunnusjoon on see, et Ukrainas tegutseb kaks suurt teenistust, mis omavahel avalikult konkureerivad. On olemas HUR, sõjaväeluure peadirektoraat, mis keskendub peamiselt välismaale, ja SBU, sisejulgeolekuteenistus. Konkurents sise- ja välisluure ning salajaste operatsioonide vahel sunnib mõlemat teenistust paremini töötama ja tulemusi saavutama. Kas sa seda käsitlust aktsepteerid või mitte, see niinimetatud rivaalitsemine on toonud kaasa erakordse hulga operatsioone. Ja mitte kusagil pole see võidujooks olnud nähtavam kui merel. Aga enne kui me sinna jõuame, kindlasti telli sõjasaade, et vaadata kõiki nende operatsioonide sõjalisi üksikasju, mida me kohe mainime, ning olla kursis kõigi uudistega Ukraina sõjast ja ülemaailmsest geopoliitikast. Nüüd, kui Venemaa tungis sisse 2022 aastal, Ukrainal polnud peaaegu mingit mereväge, millest rääkida. Ukraina kaotas suurema osa oma laevastikust, kui Venemaa võttis Krimmi 2014 aastal ning sõja esimestel päevadel uputas ta oma enda lipulaeva fregati, et hoida seda venelaste käest eemal. Paberil kuulus Mustmeri Venemaale. Nende laevastik blokeeris Ukraina sadamad, lämmatas teravilja ekspordi, mis toitis inimesi Põhja-Aafrikast Lähis-Idani ning tulistas tiibrakette Ukraina linnade pihta. Aga 2022 aasta aprillis Moskva, kogu Musta mere laevastiku lipulaev, süttis ja uppus. Ukraina tabas seda kahe kodumaise tootmisega Neptuni laevatõrjeraketiga. Kuigi on oluline rõhutada Ukraina sõjaväe edu siin, olid just USA luureteenistused need, kes andsid Moskva asukoha kohta vihje ning Ukraina teenistused, kes sellele infole reageerisid. Moskva sai esimeseks Vene lipulaevaks, mis lahingus kaotati alates Vene-Jaapani sõjast 1950. aastal ja selle kaotus sundis Venemaad oma laevad tagasi tõmbama ja ettevaatlikumalt tegutsema. See tekitas Ukrainale uue probleemi, mille lahendas hiljem meredroon ja just siin muutus Ukraina improvisatsioon tõeliselt revolutsiooniliseks. SBU töötas välja meredrooni nimega Sea-Baby, mis alguses ehitati kokku džettide ja mootorpaatide osadest ning vabalt saadaolevast elektroonikast. Kooskõlas selle rivaalitsemisega HUR töötas välja Magura drooni, et jätkata operatsioone, mille sihtmärgiks olid Vene sadamad, peamiselt Krimmis. Need masinad olid väikesed, kiired, veepinna lähedal ja raskesti märgatavad ja täis lõhkeaineid ning neid sai juhtida sadade kilomeetrite kauguselt satelliitühenduse abil. Sisuliselt olid kaks rivaalitsevat Ukraina agentuuri kumbki nullist üles ehitanud omaenda robotmereväe. 2024 aasta veebruaris uputas Magura VV5 droonide parv raketikorveti Krimmi lähedal. 2 nädalat hiljem nad uputasid dessantlaeva Cesar Kunikov. Märtsis uputasid nad patrull-laeva Sergei Kotov. Laeva, mida Ukraina hindas umbes $65 miljoni väärtuseks, hävitati droonidega, mis maksid sellest vaid murdosa. Erinevate lääne hinnangute kohaselt 2024 aasta märtsiks Ukraina oli uputanud või rivist välja löönud umbes kolmandiku Venemaa Musta mere laevastikust ja sundis ülejäänud laevad ida poole Novorossijskisse kolima, mis asub Krimmist sadade kilomeetrite kaugusel. Liiga kaugel, et ohustada Ukraina laevandust või kaitsta poolsaart, mida nad pidid kaitsma. Sama kampaania koos korduvate
suuremate SBU operatsioonidega räsis Kertši silda. Seda sümboolset ja logistilist ühendust Venemaa ja okupeeritud Krimmi vahel, mille avamisel sõitis Vladimir Putin 2018. aastal isiklikult veoautoga üle silla. Siis hakkasid droonid tegema asju, mida keegi polnud varem teinud. 2024 aasta viimasel päeval tulistas Magura droon muudetud soojusjuhitava raketi ja tulistas Krimmi ranniku lähedal alla 2 Vene Mi-8 helikopterit. See oli esimene kord ajaloos, kui meredroon hävitas sõjalise lennuki. Järgmisel kevadel Ukraina ametnike sõnul tulistas täiustatud Magura V-7, mis kandis Ameerikas valmistatud Sidewinderi rakette Musta mere kohal alla 2 Vene Su-30 hävitajat. Aga see on vaid osa sellest, kuidas Ukraina luureteenistused otseselt sõjategevust toetasid. Et näha laiemat pilti, peame naasma maismaale ja kampaania juurde, mille osa oli Kirillovi surm. See surm oli väike rida pikas arvestuses ja mõningaid varasemaid rünnakuid ei tunnistatud kunagi ametlikult. 2022 aasta augustis Moskva lähedal toimunud autopomm tappis Darja Dugina, silmapaistva Vene natsionalistliku ideoloogi tütre. Ameerika luureametnikud hindasid hiljem, et selle taga olid Ukraina valitsuse teatud ringkonnad, mida Ukraina eitas. 2023 aasta kevadel Peterburi kohvikus tappis kujukese sisse peidetud pomm tuntud Vene sõjablogija Vladlen Tatarski. Venemaa süüdistas algselt Ukrainat ja leidis Vene poliitilise aktivisti, kes tegelikult kujukese kohale toimetas. Nagu selgus aasta hiljem Ukraina enda raportitest, kogu operatsiooni korraldasid täielikult Ukraina salateenistused ja Vene aktivisti kasutati kui kõige kergemini ohverdatavat osa selles pusles, mis veelgi vähendas Vene teenistuste mõju ja prestiiži. See sündmus näitas ka, kui halastamatuks need operatsioonid muutusid, kasutades venelasi operatsioonides Vene valitsuse vastu, mille käigus oli 42 kannatanut, eesmärgiga kõrvaldada silmapaistvaid sõjalisi strateege, analüütikuid ja kõiki, kes olid Putinile lähedal. Ja sõja jätkudes see tempo ainult kiirenes ja sihtmärgid liikusid järjest kõrgemana käsuahelas. 2025. aasta aprillis autopomm Balašiškas otse Moskva idaküljel hukkus kindralleitnant Jaroslav Moskalik, Venemaa kindralstaabi peamise operatiivvalitsuse asetäitja, kes kunagi osales Normandia formaadi relvarahukõnelustel. Mõni päev hiljem ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et ta sai aruande Ukraina välisluurejuhilt Venemaa kõrgete tegelaste likvideerimise kohta, lisades, et õiglus tuleb paratamatult, kuigi ta ei nimetanud Moskalikit otseselt. 2025. aasta detsembris tappis Moskvas aset leidnud järjekordne autopomm kindralleitnant Fainil Savarovi ja 2026. aasta juunis tapeti selles samas Balašiška linnaosas suurtükiväe komandör nimega Damir Davõdov, vähem kui kilomeetri kaugusel kohast, kus Moskalik suri. Võite küsida, mida see kõik sõjaliselt tegelikult saavutab? Ühe kindrali tapmine ei võida sõda ja see on õiglane hinnang. Ukrainlased väidavad, et selle väärtus on osaliselt psühholoogiline. Nii ukrainlaste jaoks, kes näevad, et sõjakurjategijad võetakse vastutusele, kui ka lääne publiku jaoks, kes saab teada, et Ukraina ulatus on palju suurem, kui keegi oleks arvanud. Aga siin on ka külmem loogika. Iga selline tapmine annab igale Vene ohvitserile teada, et vormiriietus ja kirjutuslaud Moskvas ei ole turvaline koht, kust Ukraina vastu sõda planeerida. See sunnib Venemaa julgeolekuteenistusi kulutama tohutult ressursse sisemisele kontrollile, kaitstes omi ja otsides lekitajaid, selle asemel, et keskenduda täielikult rindele. Kuid Ukraina salateenistused loovad samuti tingimused Ukraina suurimateks lahinguvälja üllatusteks. Viienda direktoraadi ja Ukraina sõjaväeluure poolt okupeeritud aladele rajatud agentide võrgustikud andsid sihtmärkide kohta infot Ukraina vägedele, võimaldades täpseid kaugmaalööke keerukate droonide ja uute rakettidega. Ja kui Ukraina 2024 aasta augustis maailma üllatas, tungides üle piiri Kurski oblastisse esimene kord pärast teist maailmasõda, kui välisriigi armee hõivas Vene territooriumi, oli just nende teenistuste luure, mis tõi esile piirkonna operatiivsed puudujäägid. Varjatud sõda ja tavapärane sõda toetasid teineteist, sest iga kord, kui Ukraina kasutas luureandmeid ära, suutis ta rindel natuke edasi liikuda. See tekitas Vene teenistustes ärevust ja võimaldas Ukraina enda agentidel koguda rohkem luureandmeid järgmiseks pealetungiks. Kõik see kulmineerus 2025. aasta juuni alguses nüüdseks kuulsaks saanud operatsioonis Ämblikuvõrk. See osutus 18 kuu pikkuseks pingutuseks. Ukraina operatiivtöötajad olid smugeldanud droone ja stardiseadmeid Venemaale ning peitnud need puidust majakestesse, mis olid ehitatud välja nägema nagu tavalised veoautodele paigaldatud moodulmajad. Rünnaku päeval majade katused libisesid lahti mitme Vene lennubaasi lähedal asuvates kogunemispunktides. Üks sihtmärkidest oli Belja Ida-Siberis, mis asub Ukrainast enam kui 4000 kilomeetris kaugusel. Droonid saabusid massiliselt
ühiselt ja kahjustasid 2-95 ja 2-22 M3 pommitajat, mida Venemaa oli kasutanud tiibrakettide tulistamiseks Ukraina linnade pihta ning mis olid ühed vähestest tuumarakette kanda suutvatest valikutest. Ukraina SBU teatas algselt, et tabas 41 lennukit. Umbes kolmandik Venemaa strateegilistest tiibrakettide kandjatest kõrvaldati ning kahju ulatus umbes $7 miljardi. Kaitseluurefirma Svesta kasutas satelliidipilte, et hinnata, et rünnak hävitas umbes 12 lennukit ja kahjustas veel mitmeid. Üks kõrge NATO ametnik hindas, et hävitati umbes 10-13 lennukit ning kokku sai kahjustada umbes 40 lennukit ja hindas, et operatsioon kõrvaldas umbes viiendiku Venemaa töökorras kaugmaa lennuväest. Ükskõik millisest arvust lähtuda, oluline on see, et Venemaa tegelikult enam neid pommitajaid ei tooda, nii et iga kaotus oli püsiv ja mõjutas otseselt Venemaa võimet jõudu projitseerida. Ja viimane kampaania, mille salateenistused ette võtsid, oli suunatud Venemaa majanduse vastu. Ja just siin ilmuvad taas CIA jäljed. New York Timesi uurimine teatas, et CIA ametnikud ja Ameerika sõjaväe planeerijad aitasid Ukrainal täiustada oma kaugrünnakute kampaaniat Venemaa energeetikasektori vastu. Selle asemel, et rünnata rafineerimistehaseid juhuslikult, keskendus planeerimine väidetavalt nendele komponentidele, mida on kõige raskem ja aeglasem asendada. Ühes juhtumis, mida selles raportis kirjeldati, tuvastas CIA ekspert konkreetse rafineerimistehase siduri, mille hävitamine võiks jätta tehase nädalateks tööväliseks. Sama loogikat rakendati ka Venemaa niinimetatud varilaevastikule, vananevatele tankeritele, mida Moskva kasutab sanktsioonide all oleva nafta üle maailma vedamiseks ja sõja rahastamiseks vajaliku raha sissevoolu tagamiseks. CIA-l lubati toetada ka selle tegevuse teatud aspekte. See, mis algas 2014 aastal abina katkise luureteenistuse ülesehitamisel, oli 10 aastat hiljem arenenud ühiseks kampaaniaks, mille eesmärk oli lämmatada Venemaa sõjamasina rahaline elujõud. Ja ka laiem poliitiline aspekt on siin sama oluline. Pärast avaliku konflikti president Donald Trumpi ja president Zelenski vahel 2025 aasta veebruaris peatas Washington ajutiselt luurekoostöö Kiieviga ja avalikkuse ees näis, et see oligi CIA ja SBU partnerluse lõpp. Kuid paus osutus lühiajaliseks. Luureinfo jagamine taastati 2025 aasta märtsis, võimaldades CIA-l ja Ukraina luureteenistustel jätkata oma tihedat koostööd. Põhjus on lihtne. Niisama palju, kui Ukraina sõltus CIA toetusest, CIA-l oli samuti kasu sellest, et Ukraina agendid olid sügaval Venemaa sees. Ukraina mõistab Venemaad viisil, mida lääne luureteenistused ei suuda kergesti järele teha, muutes Ukraina oluliseks partneriks luureoperatsioonides mitte ainult Ukraina ja Venemaa pinnal, vaid kõikjal, kus Moskva oma mõju avaldab, sealhulgas Lähis-Idas. Kuidas see siis laiemasse sõtta sobitub? Putini võim põhineb jutul, et Venemaal on palju teravamad küünised kui Ukrainal, et ta võidab vältimatult selle sissetungi ning et Venemaa salateenistused suudavad Ukrainasse imbuda ja hoida seda tasakaalust väljas. Venemaa geopoliitilise mõjusfääri suunas joondudes. Moskva hakkab põlema. See on hoiatus, mida Ukraina on juba kuid andnud. Putin on seda kuulnud. Ta on püüdnud seda eirata. Aga pärast seda, kui Volodõmõr Zelenski andis järjest 2 ränka hoopi, Putin peab mõistma, et lõpp on tulemas. Miks? Ukraina võib tuua bensiini, aga just Putini enda inimesed süütavad tikku. Ukrainal on nüüd ajalooline võimalus sõda lõplikult lõpetada. Kuna Putinile on just teatatud, et tema siseringi liikmed on Ukrainaga ühel meelel rahu soovimises. Ja kui rahu ei saabu, siis Ukraina teine pommuudis tagab, et Putin alistub jõule, kui ta ei alistu survele. Alustame siseringist ja laseme Zelenskil rääkida. 10. juulil pidas Zelenski oma õhtuse pöördumise, nagu ta teeb seda iga päev, ja ta kasutas seda, et saata Putinile sõnum, mis mõjub nagu otse Venemaa juhi südamesse löödud pistoda. Kütusekriis Venemaal süveneb, mis on täiesti õiglane vastus Putini soovimatusele seda sõda lõpetada. Oleme teinud ettepanekuid, kuidas rahu lähemale tuua, ütles Zelenski. Olgu, seni on kõik tavaline, aga siis visati pomm. Meil on toetus mitte ainult partnerite seas üle kogu maailma, vaid ka Putini lähikonnas rahu osas. Nad mõistavad, mis seal toimub ja et rahule ei ole alternatiivi, Zelenski kuulutas. Ja just nii sai paranoiline Putin aru, et tema ümber on reetureid. Tema enda siseringi liikmed, kes ei jaga tema hullumeelset sõjajanu, mis on põhjustanud üle 1,42 miljoni ohvri ja see arv aina kasvab. Panikast. Putin mõtleb, kes on tema vastu pöördunud. Kas see on ainult 1 või 2 inimest? Mõned üksikud. Kõik hakkavad varsti spekuleerima, aga ausalt öeldes ei tuleks see ühelegi juhile, kes pole nii meelega teadmatuses elav nagu Putin,
üllatusena. Zelenski mainib Venemaad raputavat kütusekriisi, mis on Ukraina poolt teadlikult loodud kriis, et panna Venemaa rahvas oma juhi vastu pöörduma. Ukraina kauglöögid ulatuvad nüüd igasse Venemaa olulisse piirkonda. Rafineerimistehased põlevad üle kogu riigi. Kõige märkimisväärsem Ukraina rünnak oli üle 2500 kilomeetri kaugusel asuva Siberi Omski rafineerimistehase ründamine. See rajatis ei pidanud kunagi olema Ukraina laskeulatuses, isegi mitte ligilähedaseltki. Aga nüüd, kui see on nii, on iga venelane, alates eliidist, keda Zelenski väidab Putin ümber tiirutavat nagu haid, kuni tavalise tänavainimeseni, rahulolematu ja tahab muutust. Praegu, kui me räägime, seisavad peaaegu kõik Venemaa 83 piirkonda silmitsi erineva raskusastmega kütusepuudusega. CNN-i andmetel ulatuvad tanklate järjekorrad paljudes kohtades kilomeetrite pikkuseks. Venemaal valitseb meeleheide. Ja see meeleheide võib viia selleni, et Putin astub ise tagasi enne, kui teda sunnitakse. Sõna otseses mõttes. Zelenski ei ole ainus, kes ütleb, et Putinil on probleeme oma siseringiga. 13. juulil teatas Metro, et Eesti välisminister Margus Tsahkner ütleb midagi sarnast. Isegi oligarhide seas kahtleb üha rohkem inimesi Putini sõjas. Paljud, kes rääkisid aasta tagasi võidust, ei usu sellesse enam. Tsahkner valdas. Ja kui juttu tuli surve kasvamisest Putini õlgadel, ei hoidnud Tsahkner tagasi. Samavõrd võimalik on, et ühel päeval hüppab ta koos perega aknast välja. Lõppude lõpuks, sellised asjad juhtuvad Venemaal. Tõepoolest, sellised asjad juhtuvad Venemaal. Ainult, et tavaliselt toimub see Putini käsul ja akendest väljalükkamist on palju rohkem kui hüppamist. Saame väikese ülevaate meeleheitlikust mõttelaadist, mis mõned arvates on nüüd Putinil, kui ta näeb, et tema sõda Ukraina vastu mitte ainult ei takerdu rindel, vaid areneb võitluseks, mida Ukraina võidab. Droonid, mis lendavad üle kogu Venemaa, on Putinile pidev meeletuletus, et tal pole õnnestunud oma rahvast kaitsta, nagu ta alati väitnud on. See läbikukkumine teeb haiget. Ja isegi selline autoritaarne juht nagu Putin peab mõistma, et tema rahvas ja sisering suudavad seda taluda vaid teatud piirini, enne kui neil saab mõõt täis ja nad ühinevad Ukrainaga, et sundida peale rahu, mida Putin ei soovi. Nagu me varem ütlesime, Ukraina on toonud bensiini. On Putini enda rahvas, kes võib selle tikku süüdata. Aga Zelenski mainib Putini siseringi liikmeid ja see saab ainult kaasa tuua spekulatsioone selle üle, kes on Putinile lähedal, kuid näitab toetust Ukrainale. Võib-olla ongi see eesmärk. Udune vihje kellelegi, kes toetab Ukrainat, on piisav, et paranoilise Putini peas rattad käima panna. Ja on peaaegu vältimatu, et Venemaa juht vaatab üle õla, meenutades, et väga hiljuti on räägitud riigipöördest ja mässudest. Alles mais keerlesid kuulujutud, et endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne Venemaa julgeolekunõukogu juht Sergei Shoigu oli seotud mingisuguse riigipöörde plaaniga. Shoigul on motivatsioon olemas. Pärast aastaid Putini allteenimist viidi Shoigu silmapaistvast kaitseministri rollist rolli, kus tal saab olla vähetegelikku mõju. See näeb välja, nagu Putin veeretaks vastutuse Venemaa sõjaliste läbikukkumiste eest meie peale ja Shoigu võib selle kõige pärast veidi vimma kanda. Kas tema võiks olla see siseringi liige, kes tahab rahu lihtsalt selleks, et Putinile kätte maksta? Keegi ei tea ja Zelenski ei ütle. Lisaks neile kuulujuttudele on endine Vene sõdur teinud Putini vastu väga reaalse mässuähvarduse. Juunikuu lõpus postitas Aleksandr Lunin Instagrami video, kus ta kritiseeris Venemaa sõjaväge selle eest, et nad annavad sõduritele mõttetuid enesetapulisi käske ja ta väitis, et sõjaväes on väärkohtlemine laialt levinud. Lunin nõudis kohtumist Putiniga. Ta ähvardas, et mäss on puhkemas. Ja kuigi ta on pärast oma sotsiaalmeedia väljaütlemist arreteeritud, väitis Lunin ka, et ta edastas lihtsalt sõnumi, mida Venemaa ministeeriumi ja julgeolekuteenistuste kõrged ametnikud tahtsid Putinile edastada. Veel rohkem madusid rohus, rohkem vaikseid siseringi liikmeid, kes sepitsevad Putini vastu. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Putin on nende kuulujuttude ja avalike rahulolematuse ilmingute ajal oma turvameetmeid tugevdanud. Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise projekt ütleb, et Kreml on märtsist saadik olnud kõrgendatud valmisolekus riigipöörde kuulujuttude tõttu. Need, kes töötavad otse Putini heaks, ei tohi enam kasutada mobiiltelefone ega ühistransporti. Kõik sellepärast, et Putin kardab, et neid võidakse mõjutada või et nad lekivad infot tema asukoha kohta. Iga ihukaitsja, koka ja isegi fotograafi kodus, kes teenivad Putinit, on paigaldatud turvakaamerad, et Venemaa juht saaks neid kogu aeg jälgida. Putin on hirmul, see on täiesti selge. Ja nüüd väidab Zelenski, et tal on toetus siseringilt, mis näib juba lagunemise äärel olevat. Putinis paranoia ainult süveneb. Aga on veel üks küsimus, mida keegi ei paista küsivat. Kas Zelenski räägib tõtt?
Võib-olla mainis Zelenski oma õhtuses pöördumises niisama mööda minnes, et Putini sisering tahab tema vastu pöörduda ja Ukrainaga rahu sõlmida, et kasutada ära Putini paranoiat. Ukraina teab, kui kaugele Putin on valmis minema, et end kaitsta. Loomulikult on seal hullumeelne turvatase. Samuti on teateid, et Putin veedab suurema osa oma ajast peidetuna maa-alustes punkrites. Välja tuleb ta ainult siis, kui peab avalikult esinema. Eeldades, et neid esinemisi ei tee lihtsalt tema teisikud. Ukraina droonirünnakuid peetakse peamiseks põhjuseks, miks Putin nüüd veedab aega oma punkrites. Aga võib-olla on asi milleski enamas. Võib-olla arvab Putin, et ta suudab punkrites asju kontrolli all hoida, hoides samal ajal siseringi hunte eemal. Pravda lisab, et Putin kardab nüüd rohkem kui kunagi varem atentaadikatseid. Tõenäoliselt drooniga, aga võib-olla ka mõne vihase eliidiliikme poolt, kes on tüdinenud üle 4,5 aasta kestnud viljatust sõjast, mis näib eksisteerivad vaid selleks, et silitada Putini habrast ego. Ja nüüd nakatab isegi tehisintellekt ja selle poolt põhjustatud oht Putini meelt. Endise Iraani ülemjuhi Ali Khamenei tapmise järel ilmus uudis, et mõrv sai võimalikuks tänu tehisintellekti kasutamisele, mis uuris tundide kaupa Iraani liikluskaamerate salvestisi. See analüüs näitas USA-le ja Iisraelile, kus Khamenei viibis ja sellele järgnesid punkripommid. Vladimir Putin on nüüd nii mures, et temaga võib juhtuda sama, et ta püüab võimalikult palju varjatuks jääda, teatab France 24. Meie mõte on selles, et see tugev mees on täis hirmu. Aga siis on veel Volodõmõr Zelenski oma rahva ees, tihti rindel või külastades teisi riike toetuse kogumiseks. Võib-olla on Zelenski viide Putini siseringile väga hoolikalt istutatud seeme, mille Ukraina president teab, et see juurdub sügavale Vene juhi ajus, kes kardab kõike enda ümber. Võib-olla ei ole siseringi mässu üldse olemas. Kui see on nii, võib Zelenski lihtsalt valmistada ette olukorda, kus Putin läheb sõjateele oma enda eliidi vastu ja kui see juhtub, suureneb reetmise võimalus veelgi. See on Venemaa liidri jaoks kaotusseis. Ja ükskõik kuidas see ka ei läheks, kas Zelenski räägib tõtt või mitte, on see meistriklass Putini paranoiaga mängimises. Hirmunud juhid teevad rutakaid otsuseid. Nad teevad vigu. Zelenski võib sellele asjaolule panustada. Ja kui Ukraina president räägib tõtt, see on Putini jaoks veel hullem. Ta ei taha rahu. Putin tahab, et tema rahvas toetaks iga hullumeelset otsust, mille ta teeb. Teadmine, et on inimesi, keda ta peaks suutma usaldada, kes lähevad tema selja taha ja ütlevad Ukrainale, et nad tahavad rahu, on hoop, mida Putin ei pruugi suuta taluda. Zelenski on just saatnud siin Putinile sõnumi. Tee rahu või sinu enda sisering kas sunnib sind seda tegema või tõrjub sind välja. Kuid Ukraina teab ka, et Putin ei pruugi kuulata. Ta on liiga haaratud oma kinnisideest. Ta on oma enda sõtta liiga kinni jäänud, nii et ta tunneb, et ei saa seda lõpetada. Või siis tulevad välja reeturid, kellest Zelenski räägib, kes on varjus. Olgu, Ukraina ütleb, kui siseringi pommuudis pole piisav, siis võib-olla teine pommuudis teeb töö ära. Aga enne kui me avaldame, mis see pommuudis on, see on sõjasaade, kus me läheme pealkirjadest kaugemale, et tuua teieni kogu loo. Kui sa pole seda veel teinud, vajuta telli, et olla alati samm ees. Oma teise pommuudisega andis Zelenski Putinile pilguheit tulevikku. Kui Putin rahu ei aktsepteeri, muudab Ukraina tema niigi raske olukorra veelgi hullemaks. Ja Ukraina teeb seda ametlikult vormistades süvalöögikampaania, mis juba praegu Venemaad laastab. See ei ole olukord, kus võib-olla tulevikus midagi korraldame. Dekreet on allkirjastatud ja kõik on ametlik. Ukraina loob uue kaugmaa löögijuhatuse nimega Kaugmaa globaalse mõju väejuhatus või LRGIC, mis koondab kõik Ukraina kaugmaa võimed. Lõppeesmärgiks on vähendada Vene sõjaväe võimekust nii palju, et see ei suuda enam Putini alustatud sõda pidada. LRGIC ei ole veel päris aktiivne. Zelenski ütleb, et organisatsioonile tuleb leida komandör ning ta lubab, et see komandör saab olema üks tugevamaid ja võimekamaid juhte, kes Ukraina sõjaväel võtta on. Aga see on tulemas varsti. Ja ainus viis, kuidas Putin suudab vältida seda, mida LRGIC kaasa toob, on lõpuks rahu välja kuulutada. Aga mida LRGIC täpselt kaasa toob? Zelenski selgitab väidi. See juhtkond peab keskendama 100% olemasolevatest ressurssidest, et vähendada Vene sõjapotentsiaali veelgi tuntavamalt. Selle suuna ülem saab olema tugev ja kindlasti maksimaalselt kogenud, avaldas Ukraina president. Tõsi, see ei ütle meile palju.
kuid see viitab sellele, et Ukraina kavatseb koondada kõik oma erinevad kaugmaaüksused uude juhtimisstruktuuri, samamoodi nagu rindedrooniüksustega tehti, kui loodi mehitamata süsteemide väed. Selle tsentraliseerimise kaudu on infot lihtsam jagada ning koordineeritud kaugmaarünnakuid Venemaa vastu lihtsam planeerida. Vähemalt see on meie oletus. Zelenski ei avalda eriti midagi ja sarnaselt oma väidetega Putini siseringi kohta näib see olevat teadlik samm, et tekitada Vene liidris rohkem hirmu, kes on juba niigi pinges. Mis on kindel, on see, et LRGC tähistab süvalöögikampaania ametlikku vormistamist, mis juba praegu Venemaad halvab. 2026 aastal oleme näinud, kuidas Ukraina on laiendanud oma löökide ulatust, mastaapi ja tekitatud kahju Venemaa tagalas, nii Venemaa enda territooriumil kui ka okupeeritud aladel. Kõik on sihtmärk, alates rafineerimistehastest ja naftataristust kuni sõjaväebaaside ja laskemoonaladudeni. Vene sõjavägi vajab seda toimimiseks, Ukraina ründab seda ja need löögid on tugevamad ja kiiremad kui kunagi varem. Euromaidan pressiandmetel on Ukraina 2026 aasta esimesel poolel suurendanud Venemaa vastu korraldatud süvalöökide arvu 1150% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Need löögid, mis toimuvad 500 kuni 2000 kilomeetrit rindejoonest kaugemal ja mõnikord isegi veelgi sügavamal, on tabanud 172 sõjalist või energiarajatist. Viimased neist on Venemaale eriti kahjulikud. USA uudiste teatel on Venemaa bensiinitoodang Ukraina rünnakute tõttu naftatöötlemistehastele langenud 65% ja see kütusekriis, mida me varem mainisime, ongi tulnud selle pikamaa kampaania tagajärjel. Meie mõte siin on see, et Ukraina süvalöökide lähenemine oli juba niigi surmav. Nüüd, koos Zelenski uue dekreediga, muutub see veelgi ohtlikumaks. Sujuv, tõhus ja jõhkram kui miski, mida Venemaa seni näinud on. See kauglöögikampaania hävitab Venemaa parandamatult, kui Putin ei võta Zelenski rahukutset tõsiselt. Süvalöögid muutuvad Ukraina sõjaväes institutsionaliseerituks. Luuakse spetsiaalne operatiivharu. Ja see on väga halb uudis Putinile. Kas sa tead, mis veel on halb uudis Venemaa presidendile? Nagu tal oleks veel midagi vaja. USA näib uskuvat, et Ukraina süvalöökide strateegia töötab. Võib-olla arvavad mõned teist, kes on küünilisemad, et Zelenski peab silmas Trumpi administratsiooni liikmeid, kui ta räägib siseringist, mis pöördub Putini vastu. Meie nii kaugele ei lähe, kuid me juhime tähelepanu sellele, et USA lähenemine Ukraina sõjale on märkimisväärselt muutunud ning praegu näib, et kogu toetus läheb Ukrainale, kuna on selge, et Putin ei kavatse rahu vastu võtta, kui teda selleks ei sunnita. Näiteks oli USA president Donald Trump täis kiidusõnu Ukraina kaugmaa strateegia kohta, kui ta kohtus Zelenskiga juulis toimunud NATO tippkohtumisel Ankaras. Ta nimetas Ukraina lähenemist eskalatsiooniks, kuid see eskalatsioon võib sõja lõpetada. Trump kasutas seda tippkohtumist ka selleks, et teatada oma valmisolekust anda Ukrainale litsents Patriot õhutõrjerakettide tootmiseks, mis võimaldaks Ukrainal ise neid toota, et lahendada Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide rünnakute probleem. See on tohutu. See tähendab sisuliselt seda, et USA julgustab Ukrainat jätkama seda, mida ta teeb kaugrünnakute vallas, aidates samal ajal Ukrainale astuda sammu lähemale Venemaa kaugrünnaku strateegia mõju vähendamisele. Putin ei tea enam, kuhu pöörduda. Ja viimase väikese torkena on Ukraina teatanud veel millestki. Lisaks LRGC-le kavatseb Ukraina ümber korraldada ka oma olemasolevate ründeüksuste juhtimise ja juhtkonna, mille eesotsas on riigi 20. õhudessantkorpuse komandör, brigaadikindral Dmytro Voloshin. Tundub, et on määratud juhtima uut reageerimisüksust, mis hakkab seda ümberkorraldust juhtima. Ühisteks kiirreageerimisjõududeks nimetatud Ukraina relvajõudude uus üksus ühendab olemasolevad ründeüksused, droonide ja suurtükiväe üksused üheks jõuks, võimeline kiiresti üle kogu rinde ümber paigutuma ning varustatud sellise tehnoloogiaga, mida Venemaa oma sõduritele lihtsalt pakkuda ei suuda. See on sõjaline reform rindel, mis täiendab seda, mida Ukraina plaanib teha Venemaa tagalas. Ja see tähendab, et Putini nõrkevad väed Ukrainas seisavad silmitsi veelgi suuremate väljakutsetega. Kiired reageeringud Venemaa nõrkustele toovad kaasa territooriumi vabastamise ja Vene rünnakute peatamise enne nende algust. Mida sa sellest kõigest järeldad? Putini sisering nõuab rahu, kuigi mitte oma juhi kuuldes, ja Ukraina on enam kui valmis nende eliitidega koostööd tegema, et seda rahu saavutada. Survet suurendatakse uute üksuste loomisega, mis muudavad Ukraina kauglöögi ja rünnaküksused tugevamaks kui kunagi varem.
Isegi USA saadab Putinile signaale, et nüüd on küllalt. Ukraina on võitmas. Venemaa ei suuda seda olukorda ümber pöörata. Tagane nüüd, vastasel juhul saabub Putini lõpp kiiremini, kui ta arvab. Mis puudutab Putinit ennast, siis paranoia, mis on teda juhina alati iseloomustanud, on nüüd tema suurim vaenlane. Endine KGB mees on väänelnud ja keerelnud end olukorda, kus tal hakkavad valikud otsa saama. Mida ta nüüd teeb? Kas ta eskaleerib? Kas ta saadab sõja, mille ta alustas Euroopasse? Putin võib seda teha meeleheitest, kuid sellega sunnib ta juba niigi kurnatud Venemaad võitlusse NATOga ajal, mil USA näib toetavat Ukrainat ja NATO Euroopa liikmed valmistuvad võitluseks. See ei ole hea mõte. Aga mis veel Putinil on? Tema traditsioonilised hirmutamistaktikad enam ei tööta. Kui üldse, siis on hoopis Ukrainal hirmutamise osas ülekaal. Nagu tal on ülekaal ka lahinguväljal. Putin ei saa Ukrainaseta rohkem elavjõudu saata ilma mobilisatsioonita ja Putinil on muutunud võimatuks varjata tõsiasja, et tema alustatud sõda on hakanud vene rahvast räsima. Nad tunnevad seda valu tanklates ning iga kord, kui näevad suitsu tõusmas järjekordsest rafineerimistehasest või vabrikust, mida Ukraina droonid tabasid. Putin peab tunnistama tõsiasja, et tal on tegelikult jäänud vaid 2 valikut. Nõustuma rahuga Ukraina sõjas ja siis proovima toime tulla oma siseringiga, kes on temast tüdinenud, või jätkata võitlust. Teades, et Ukraina muutub tugevamaks ja rünnakud lähevad järjest sügavamale ja need siseringi liikmed, kes tahavad praegu rahu, võivad peagi otsustada, et ainus viis selle saavutamiseks on Putini kõrvaldamine. Sa tegid oma voodi ise, Putin. Ukraina sunnib sind lihtsalt selles magama, Putin. Nad kõik läksid toredale suvepuhkusele, peitudes paradiislikus kuurordis sügaval Ukraina okupeeritud aladel. Venemaa FSB nautis päikest, liiva ja vandenõusid. Nad arvasid, et on kavalad. Ukraina ei tuleks kunagi selle peale, et kontrollida kuurorti, kas seal on Vene sõdureid, kui okupeeritud aladel on nii palju kohti, mis tunduksid FSB jaoks loogilisemad. Aga FSB eksis. Saada FSB ohvitseri peitusid rannakuurordis, aga nende puhkus lõppes põrgus. See, mis juhtus, kui Ukraina nad leidis, oli brutaalne ja tõhus. Asukoht oli Herson, kus 10 FSB töötajad olid rajanud koordineerimiskeskuse ühe oblasti kuurordi territooriumile. Kohapeal oli 10 sõidukeid koos relvastatud valvurite ja kontrollpunktidega, mis kontrollisid sissepääsu. FSB on samuti loonud maa-alused varjendid, mis ümbritsesid nende baasi, koos inseneeritõketega, et takistada volitamata isikutel sissepääsu. Kui eesmärk oli varjata seda, mis kuurordis toimus, siis FSB ei saanud sellega eriti hästi hakkama. Üks Venemaa kõige salajasemaid organisatsioone näis olevat otsustanud saladuse avalikustada. Võib-olla arvasid nad tõesti, et Ukraina vaatlusvõime on nii piiratud, et oma tegevuse varjamiseks piisab vaid minimaalsest pingutusest. Või mis veel hullem Venemaa jaoks, FSB-d ei huvitanud see üldse. Ülbed oma veendumuses, et nad on kaitstud. Need FSB töötajad võisid arvata, et pole tähtis, kui ilmne oli, milleks nad olid Hersoni kuurordi muutnud. Aga nad said valusa õppetunni. Oi, kuidas nad õppisid. Ukraina sai teada kuurordi asukoha ja vallandas tulevihma. Siin on see, mida me teame. Ukraina otsustas vastata tulele tulega. FSB on Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus. Täiuslik vastukaal FSB-le on Ukraina SBU ehk Ukraina julgeolekuteenistus. Ülesannete poolest sarnased, kuid võimekuse poolest mitte. SBU määras selleks ülesandeks oma kurikuulsa Alfa erioperatsioonide keskuse, et hävitada FSB baas. Alfal on suur maine. 19. juuli. Defense Expressi raporti kohaselt see üksik SBU üksus on 2026. aasta algusest saati kandnud oma arvele üle 50 000 Vene sõduri kaotuse. On Vene sõdureid, keda tuleb kõrvaldada. See on meeskond, kelle Ukraina tahab selleks tööks. Alfa ei valmistanud pettumust. Kasutades 13 drooni ründas Alfa üksus FSB rajatist korduvalt. FSB ohvitserid, kes päevitasid kuurordis, tundsid kuumuse tõusu, kui kogu rajatises puhkesid suured tulekahjud. See polnud nende ettekujutus päevitamisest. Kuurord põles hetkega tuhaks. FSB salasepitsus oli läbi. Rünnakust rääkides oli SBU oma hinnangus otsekohene. SBU Alfa erioperatsioonide keskuse eriüksuslased tabasid edukalt koordineerimiskeskust ja FSB ohvitseride asukohta, mis asus ühes ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti puhkekodudest, seisis Telegrami postituses, lisades, et rünnak viidi läbi SBU.
40-päevase plaani raames, mille president Volodõmõr Zelenskõi oli mõned nädalad varem paika pannud. Me tuleme selle plaani juurde tagasi. See võib Ukrainas mängu muuta. Mis puudutab seda, mida SBU-l õnnestus hävitada, siis see jääb suureks küsimuseks. Me teame, et Hersoni kuurordis möllavad nüüd mitu suurt tulekahju. Me teame ka, kui palju FSB töötajaid SBU arvates kuurordi baasis viibis. Ligikaudu 100 töötajat ja üle 70 sõiduki viibisid selle objekti territooriumil. On väga tõenäoline, et paljud neist FSB töötajatest said tohututes tulekahjudes kannatada. Koos hävinud sõidukitega. Kuid Ukraina ei taha oma raportit rutata. Selle video loomise ajal hinnatakse veel tegelikku tekitatud kahju ulatust. Mis on kindel, on see, et Ukraina on just andnud FSB-le laastava löögi, mis peaks olema täidetud mõnede Venemaa sõjaväe ja julgeolekuteenistuste eliidiga. Me teame ka, et Ukraina sihtis sidekeskust, mis mõjutab rinded Hersonis. Tundub tõenäoline, et FSB koordineerib rünnakuid rindel ja korraldab erioperatsioone oma kuurordi peidupaiga kaudu. Enam metsa. Päike ja liiv on asendunud kõrvetavate leekidega. Meil on ka mõned kaadrid rünnakust, mille avaldas SBU X-is ja Telegramis. Video tõestab iga väidet alfa-üksuse ja selle halastamatu tõhususe kohta. SBU ei avaldanud rünnaku täpset kuupäeva ega kuurordi täpset asukohta. Sõjauuringute instituut ehk ISW väidab, et geolokatsiooniga videomaterjal näitab, et see oli piirkond nimega Šasliuštava, mis asub umbes 130 kilomeetri kauguselt Dnipro jõe läänekaldast. Tänu videomaterjalile teame me seda, et FSB näis oma varjatud baasis olevat praktiliselt kaitsetu. Korduvalt näeme FPV drooniga filmitud vaadet, kui see droon sööstab rajatise ühe osa pihta. Huun saavad pihta. Luuredroonid, mis lendavad kõrgel sihtmärgi ala kohal, salvestavad tohutuid plahvatusi. Sageli näeme, kuidas ühe hävitatud sihtmärgi leegid veel möllavad, kui droon võtab juba järgmise sihtmärgi sihikule. Ühes videolõigus on isegi näha, kuidas FSB töötajad jooksevad elu eest, kui droon sööstab tappale rünnakule. On ebatõenäoline, et need FSB töötajad ellu jäid. Viimane kaader on kõige paljastavam. Luuredruun hõljub räsitud koha kohal, salvestades kaadreid Ukraina rünnaku tagajärgedest. Me näeme igal pool leeke. Terved huund on muutunud tulemeredeks. FSB töötajatel, kes on nendesse hoonetesse lõksu jäänud, ei ole mingit lootust pääseda. Kuurort on muutunud tõeliseks põrgumaastikuks. Venemaa kavatses muuta selle koha, mis peaks külastajatele rõõmu pakkuma, veel üheks räpaseks hammasrattaks Putini põrgulikus sõjamasinas. SBU alfa-üksus kavatses kustutada kõik viimasedki kuurordile iseloomulikud jooned, mis sellel baasil kunagi olid. Keegi ei lähe enam sellele Hersoni alale puhkama. Ja nüüd peab piirkonda jäänud FSB leidma endale uue peidupaiga. Mis puudutab droone, mida Ukraina kasutas, siis SBU pole midagi avaldanud. Küll aga võime spekuleerida. Kahju ulatust ja iga eduka löögi plahvatuste suurust arvestades tundub tõenäoline, et FSB peidupaiga hävitamiseks kasutati FP-2 droone. Kui see nii oli, oleks see droon olnud ideaalne valik. Mitte päris FPV droon, aga samuti mitte päris seda tüüpi reaktiivmootoriga droon, mida Ukraina kasutab sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil. FP-2 on keskmaa ründekoloss, mis annab igale sihtmärgile, mida tabab, hävitava lõhkejõu. Firepointi poolt välja töötatud ja kasutusel alates 2025 aastast. FP-2 on jäigatiivaline droon, mille tippkiirus on 205 kilomeetrit tunnis ja tööraadius umbes 200 kilomeetrit. Ideaalne sihtmärkide tabamiseks okupeeritud aladel rindejoone taga. Droon suudab kanda kuni 105 kilogrammist kasulikku koormust ja see püsib õhus kuni 2,5 tundi. Jällegi, see on ideaalne. Umbes tund kulub maksimaalse tööraadiuse saavutamiseks ning siis jääb piisavalt aega kohandusteks enne sihtmärgi tabamist. Alfa-üksus tunneb ka nende droonide kasutamist väga hästi. Veebruaris korraldatud rünnakute seeria tõestab seda. Nende rünnakutega hävitas Alfa Vene tagalas laskemoonalaod ja juhtimispunktid. Need rünnakud on vaid näide SBU FP-2 kasutamisest. Seega on loogiline, et see tuntud droon usaldati laastamistööd tegema kuurordis, mida FSB kasutas oma sidebaasi loomiseks. Ükskõik millist droonimudelit kasutati, see osutus FSB vastu korraldatud rünnakus väga tõhusaks. Ja see, mida Alfa-üksus just saavutas, võib Ukraina sõjas tohutut muutust tuua. Selleks on mitu põhjust, aga enne kui me nendesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, siis näete rohkem meie analüüse viimastest Ukraina rünnakutest. Esimene põhjus, mida me just puudutasime, on midagi, mida mainisime juba varem videos. See rünnak FSB vastu oli osa 40-päevasest rünnakukampaaniast, mille Volodõmõr Zelenskõi juunis välja kuulutas ja mille eesmärk on halvata Venemaa sõjaline ja majanduslik potentsiaal. See teade tehti 25. juunil.
mis tähendab, et oleme alles veidi üle poole nende rünnakute peal. See teeb Venemaa murelikuks. Ukraina hävitab suuri FSB sidekeskusi alles oma kampaania poole peal. Kremli jaoks on väga murettekitav, mida SBU selle ohtliku kampaania haripunktiks varuks hoiab. Ja kui me ütleme ohtlik, siis peame silmas seda, et palju Vene baase ja varustust lastakse tükkideks. Zelenski on andnud SBU-le ülesandeks selle 40-päevase kampaania läbiviimise, mis kasutab peamiselt droone sihtmärkide tabamiseks Vene tagalas. Ukraina andis isegi varakult vihje, milliseid sihtmärke kampaania raames rünnatakse, kui Zelenski selle välja kuulutas. See langes kokku rünnakutega naftabaasile Krasnodari krais ja 2 naftarafineerimistehase vastu Ufas, mis asub Venemaa Baškortostani vabariigis. Sõnum näib olevat, et kui see jääb SBU droonide tegevusraadiusesse ja seda saab kasutada Putini sõjaeesmärkide teenimiseks, siis on see sihtmärk. See on vähemalt meie oletus. Ukraina on hoidnud täpsed sihtmärgid, mida ta soovib tabada, ja kasutatavad taktikat saladuses. See tähendab, et me teame alles hiljem, et rünnak oli osa 40-päevasest kampaaniast ja ainult siis, kui Ukraina otsustab selle teabe avalikustada. See on talk. Ära lase Venemaal teada saada, mida sa plaanid, enne kui FSB ohvitserid on leekides. Zelenski valis selle kampaania väljakuulutamisel SBU väga konkreetse põhjuse tõttu. SBU on juba mitu kuud järjest näidanud Ukraina positsioonide kaitsmisel rindel kõige kõrgemaid näitajaid tänu erinevat tüüpi droonide kasutamisele. Erioperatsioonide keskus SOK Alpha on juhtpositsioonil okupantide jõudude isikkoosseisu ja varustuse hävitamise tulemuste poolest, ütles ta oma avalduse ajal. Nii et Alpha üksus oli juba tipus, kui rääkida Ukraina hävituspotentsiaalist Venemaa vastu. See lisas lihtsalt oma kollektsiooni suure trofee, põletades FSB kuurordibaasi. Selles kampaanias näeme 2 asja. Esiteks on Ukraina arendanud nii mitmekesise droonide varu, et peaaegu ükski koht Vene tagalas ei ole enam turvaline, olgu sihtmärgiks okupeeritud Ukraina või Venemaa ise. Näiteks Ufa rafineerimistehas asub umbes 1400 kilomeetri kaugusel Ukrainast ja see ongi sihtmärk, mida SBU kasutas 40-päevase kampaania alustamiseks. Herson on ilmselgelt palju lähemal ja see ongi asja mõte. Kui tegemist on kõrge väärtusega sihtmärgiga, mida Venemaa tõesti vajab, siis SBU-l ja Alpha üksusel on selleks tööks droon olemas. Teiseks näitab see 40-päevane kampaania meile, kui ulatuslikuks on Ukraina luurevõrgustik muutunud. Hea meeles, FSB pidi end peitma Hersoni kuurordis. Võib-olla ei saanud nad sellega hästi hakkama, aga see pidi olema salajane baas. SBU leidis selle üles ja hävitas selle. Seda ongi ta viimased nädalad teinud, kui üks sihtmärk teise järel pihta saab. Ja lisaks sihtmärkidele endile on Ukraina luure nüüd nii muljetavaldav, et suudab juhtida oma droone läbi Venemaa õhukaitselünkade, et anda lööke sadade ja mõnikord tuhandete kilomeetrite sügavusel Venemaal. See muudab mängu täielikult. See tähendab, et Ukraina teab rohkem, kui Venemaa arvab ja miski Venemaa sees ei ole turvaline. Selle 40-päevase kampaania kogu eesmärk on kahjustada Venemaa sõjalist ja majanduslikku potentsiaali. Just seda SBU ongi teinud. Sõjaliselt ründab SBU kõike, mis on seotud Vene juhtimise ja koordineerimisega. Seda me just nägimegi Hersonis. Sidekeskus on hävitatud, mis avaldab suurt mõju Venemaa eesliini vägedele. Majanduslikult näeme, kuidas SBU ründab rafineerimistehaseid, naftabaase, transpordisõlmi ja varilaevastiku tankereid Mustal merel ja Aasovi merel. See on kõik nafta ja kütus, mida Venemaa ei saa eksportida. Ja isegi kui need tooted ei olnud mõeldud välismaale müümiseks, vaid sisetarbimiseks, kaotab Venemaa ikkagi raha. Põletatud nafta ja kütus tuleb asendada ja see läheb kalliks maksma. Seda tüüpi surve hakkab end ära tasuma. Ukraina kampaania Vene kütuse vastu on põhjustanud puudujääke kogu Venemaal ja okupeeritud aladel, eriti Krimmis, mis on üha enam isoleeritud. 40-päevane kampaania on osa surveoperatsioonist, mis sunnib Putinit vaatama, mis ootab tema sõdureid ja rahvast talvel. Kütus põleb nüüd ja Ukraina jätkab rünnakutega energiataristu vastu, kui ilm külmemaks läheb. Siin on ka Ukrainal oma huvi mängus. Ukraina on talvel külm riik ja Venemaa on seda ära kasutanud, rünnates Ukraina energiasüsteemi. 2025 aasta talv oli Ukraina jaoks eriti raske, kuna Vene rünnakud lõid elektri ja kütte välja suurel osal elanikkonnast. Sageli päevadeks järjest. Ukraina jaoks võib praegune surve end ära tasuda, sundides Putinit läbirääkimistele, võib-olla ennetades veel üht rasket talve. Ukraina kasutab ära oma eeliseid 40-päevase kampaaniaga. See on Venemaas tehnoloogiliselt ees, nagu näitab tehisintellektiga droonide esile kerkimine. Droonipõhine õhutõrje on samuti üks eelis, mis Ukrainal on. See tehnoloogia tõuseb nüüd esile ning SBU ja eriti Alpha üksus näitavad, kuidas seda saab kasutada. Seega on 40-päevase kampaania jätkumine peamine põhjus.
miks see löök võib olla Ukraina jaoks murranguline. Teine põhjus peitub selles, mida Ukraina tabas. FSBD. Ametlikult on FSB föderaalne täidesaatev organ, mis töötab Venemaa enda kaitsmise nimel. Rahvusliku julgeoleku küsimused, terrorismivastane võitlus ja riigipiiride kaitse kuuluvad kõik FSB pädevusse, nagu ka Putini kaitsmine nii tegelike kui ka kujuteldavate ohtude eest, mida Putin näeb varjudes. Ükski neist ülesannetest ei hõlma Ukraina ründamist, kuid FSB on just seda teinud, mis tähistab kõrvalekallet sellest, milleks organisatsioon tegelikult mõeldud on. FSB töö tegelikkus on palju segasem, kui Venemaa väidab. Tänu Business Insideri 2022 aasta augusti raportile me teame, et FSB valmistus vähemalt alates 2019. aastast täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse ja selle suurus oli selle aja ja 2022 aasta vahel 5-kordistunud. Vene huvide kaitsmine ei ole FSB tegelik eesmärk. Agressioon Ukraina vastu on vähemalt nii kaua, kuni Venemaa suudab Ukraina allutada. Alates sellest, kui Putin alustas sissetungi, on FSB arenenud tsiviilorganisatsioonist sõjaliseks organisatsiooniks. Londoni King's College märgib, et FSB ohvitserid ei ole eesliinil. Selle asemel tegelevad nad palju pahatahtlikumate tegevustega, sageli sügaval Ukraina või Venemaa tagalas. Ukrainas saadab FSB spioone, et välja selgitada kõik, mis võiks aidata Venemaa sõjapingutusi. Venemaa tagalas, nii Venemaal kui ka okupeeritud Ukrainas, FSB agendid tegelevad sageli sellega, mida kolledž nimetab Ukraina kodanike filtreerimiseks. See hõlmab võimalike kollaborantide tuvastamist ja katseid eemaldada tänavatelt kõik, kes võiksid Venemaale ohtu kujutada. FSB tegeleb piinamise, andmekaeve ja sotsiaalmeediakontode kontrollimisega. Kõike selleks, et saada võimalikult palju teavet ja esitada tõendeid oma valesüüdistuste toetuseks Ukraina kodanike vastu. Lühidalt öeldes on FSB muutunud Ukrainas vähkkasvajaks. See ongi nüüd selle ülesanne, olla pahatahtlik jõud, mis eksisteerib selleks, et kahjustada Ukrainat, mitte kaitsta Venemaad. Hävitades FSB rajatise Hersonis, on Ukraina just andnud hoobi ühele Venemaa kõige hämaramale organisatsioonile, mis tegutseb tema territooriumil. Ukraina loodab, et FSB ohvitserid sattusid leekidesse koos hoonetega. Iga langenud ohvitser on hästi välja õppinud professionaalne Vene spioon, keda on väga raske asendada. Isegi kui enamik umbes 100 Hersoni kuurordis viibinud töötajast jäi ellu, nad on kaotanud sidevahendid ja võib-olla ka olulised andmed. See loob võimalusi Ukrainale. Tulevasi rünnakuid, mida FSB võis varem ette näha, saab nüüd läbi viia. Rünnakute plaanid Ukraina vastu on haihtunud õhku. Vähemalt mõneks ajaks on FSB Hersonis muutunud ebaoluliseks teguriks. Ja rääkides sellest piirkonnast, mis on olnud osaliselt Venemaa poolt okupeeritud alates sissetungi algusest, Ukraina soovib piirata Venemaa tegevusvõimet Hersonis nii palju kui võimalik. FSB kohaloleku kõrvaldamine Hersonis on suur samm. See on ka viimane mitmest vähekajastatud sammust, mida Ukraina on astunud Venemaa nõrgestamiseks Hersonis. Reuters teatas juuni lõpus, et Hersoni nukukuberner Vladimir Saldo on väitnud, et Venemaa poolt okupeeritud alad selles piirkonnas on nüüd ilma elektrita Ukraina rünnakute tõttu kütuse- ja energeetikataristu vastu. Oma 20. juuli raportis Venemaa pealetungi olukorra kohta teatas ISV, et ei Vene ega Ukraina allikad pole teatanud mingist maapealsest liikumisest Hersonis. See on Ukrainale hea. See viitab sellele, et ummikseis oli juba enne rünnakut FSB rajatisele olemas. Nüüd on see rajatis hävitatud. Ukraina võib olla loonud võimalusi vasturünnakuks. Vähemalt on see andnud aega kindlustuste tugevdamiseks, kuna Vene sõdurid rindel paanitsevad ja viivitavad rünnakutega, sest side nende FSB ülemustega on katkenud. Lõppkokkuvõttes näitasid SBU ja selle alfaüksus Venemaale just seda, et Ukraina eest ei saa midagi varjata. Mida iganes Venemaa ka ei prooviks varjata, Ukraina leiab selle alati üles. Umbes 100 FSB töötajat said sellele just valusal moel kinnitust. Nad nautisid mõnusat väikest suvepuhkust okupeeritud Hersonis, aga nad on sõjas ja Ukraina saatis neile just surmava meeldetuletuse sellest. Ukrainal on komme leida üles see, mida Venemaa üritab varjata ja siis saata droonid seda hävitama. Sama juhtus Donetskis vaid paar päeva enne Hersoni rünnakut. Seal peitis Venemaa kütuselao maha jäetud betoonitehases. Ukraina leidis selle üles ja käivitas operatsiooni Põrgu, et see hävitada. Vaata meie videot, et rohkem teada saada. Ja kui sulle meeldis see analüüs Ukraina viimasest võidust Venemaa ja FSB üle, siis kindlasti telli meie sõjasaade, et näha, mis meil järgmisena tulemas on. Ja aitäh vaatamast!